Jere Rönko on meil Soome võistleja hoopis ja Maros Adamaitis number 5 Indrek Mägi. Indrek Mägi ka pikka aastaid juba Eestis igal võistlusel kohalik on olnud. 454 on meil Milko, 255 number 9 Rene Ranniko, 561, kes see 561 on meil, kes meil siia tuli, oli Martin Enok, 684 triumfisõitja, 684 on meil siin Uldis Freiberg, 401, 158, 401 on meil, kes on 401? 401 on Katis Puumanis, Läti võistleja. Siis on meil seal 246 veel, võttis siia kõige välja koha sisse. Ja siis tänase päeva meil nii-öelda Kirst Tordil kõige kiirem sõit meil peaks siin siis nii-öelda olema. Ja kohe, kui siin siis 15 sekundit on need tõusud, vaatame, kes meil siin kõige parema stardi siis nii-öelda saab. Sealt vasakust servast meil siis kõik nii-öelda tipud koos on. Vasakust servast siis Talviku Kokins, Kahro. Seejärel on seal 78 katkased puneb stardi maha. Vaatame, kes meil siin siis kõige parema lähte saab. Tanel Leok on seal väga hästi 3. kohal, aga vist oli seal, ütleks, et on üks Läti poiss läks sinna ette. Ütleks, et ei olnud Kokins meil. Siin käis üks võistleja, käis meil veel Kõhuli. Ei näinudki, kes see seal oli. Nüüd tundub, et ta võis olla Talviku. Kui Talviku nüüd tagant sõitma peab hakkama, siis see on tiitlikaitsmisele väga-väga raske algus. Koldenov on meil kohal ilusti särgiga siin raja ääres. Rahvas on nüüd ilusti püsti tõusnud, see kaamera on meil siin põhimõtteliselt välja lülitatud. Tanel Leok siin hetkel teisel kohal tulemas. Siis on meil Kahro 3, siis on Kepa 4, Mägi 5. Kahro laseb nüüd üle valli siin natukene ja annab Kahrole selle, Kepa võtab selle koha endale, sealt on kohe Mägi ka sealt kõiges. Võtab selle koha endale. Liidris pole ikka mul õrna aimugi. Aga võiks öelda, et äkki on Uldis Freiberg seal triumfiga, kes on selle liidri koha endale võtnud. Hetkel siis Kahro ja Mägi tulek. Kahro Mägi siis meil jätkavad siis 4.-5. koha peal. Seal taga nüüd on Kokins kindlasti 611, oli seal selle punase mootorrattaga. Nüüd äkki näeb ära ka, kes see liider meil siin on. Number 733 liider meil Krist. On meil Tane Kaarel Tilk. Vabandust, esinimi läks meelest ära. Kaarel Tilk ilusti. Tilk on ilusti stardi võtnud. Vaatame, kus meil siin Talviku on. Teine on legendaarne mees. 40. Tanel Leok siis on meil teine ilusti. Tulevad siis esimeselt ringilt Tilk eest, Tanel Leok teisena, Gert-Kristiin on 3. Erki Kahro 4. 5. tuleb meil Indrek Mägi, 6. on Markus Kokin, 7. on Maros Adamaitis, Leedu võistleja, 8. siis Uldis Freiberg, Läti võistleja. Siin nüüd Kokins läheb Mägi vastu rünnakule, kas saab seestpoolt mööda, kõrvale mahub, aga järgmine kurv on seal Mägil eelis, vaatame, kuidas sealt kurvist välja tulevad. Kepa siis ilusti 3. 4. Kahro, Mägi ja Kokins panevad seal küljed kokku ja seal käib päris agressiivne andmine paiste vahel. Et niisama Mägi ei anna midagi. See kahjuks annab nüüd sealt esimestele poistele natukene võimaluse nii-öelda eest ära libistada, kui seal nüüd siis aeglasemana siis Mägi ja Kokins hakkavad võidu sõitma. Aga Kokins siin seespoolt üritamas minna. Eelmise aasta MX2 Eesti meister siis Markus Kokins 611 numbriga, tema järel siis Leedu võistleja 71 Markus Adamaitis, Maros Adamaitis läbimas ja Mägi nüüd siis jah, üritab endale nii-öelda turvata seda kohta ära, et sõidab sisemisi sooni. Kokins jälle väljaspoolt üritab minna, üritab kõrvale mahtuda, tõmbab siin risti läbi, saab kõrvale, vaatame, kas järgmisesse kurvi. Ei, Mägi ei taha sinna sisse teda lasta, pidurdab välja. Kokins tuleb väljaspoolt nüüd ja parema, jah, sealt on kahjuks parem momentum ja saab Kokins siin meie võistlejast siis mööda ning võtab selle 5. koha endale. Lükkab siis Indrek Mägi 6. Maros Adamaitis seal 7. järgmine, 8. siis meil Uldis Freiberg. Vaatame, Jörgen Matjas Talvik on esimesest ringilt tulnud alles 12. kohal. Siin meie ette jõudnud. Jätkame Maros Adamatise jälgimisega. Siin Maros Adamaitis siin meil hetkel 6. koha peal on ja, või vabandust, 7. koha peal on ja jälitamas siis Indrek Mägit ja sealt järelt ei ole ka veel Uldis Freiberg loobunud. Siis tuleb vähe pikem vahe ja saame pilti ka eelmise aasta Eesti meistri Jörgen Matjas Talviku numbri all 261. Pole veel siin meie ette jõudnud, on siin Mägi Adamaitis ja siis Adamaitise selja taga on Uldis Freiberg ja nüüd siis kuuleme ka Jörgen Matjase mootorratast minemas, sealt läheb Tanel Leok kõige esimesena.
sinna suurtüppesse, hetkel sõidus teine koht ja siin 2,7 sekundit liidrist Kaarel Tilgast maas. Gert Kressinov siis kolmandana, neljast siis Erki Kahro, viiendana siis Markus Kokins, siis tuleb Indrek Mägi ja Indrek Mägi selja taga Marius Adamaitis ja Adamaitise selja taga peaks siis olema Uldis Freibergs ja Freibergsi selja taga tuleb omakorda Eesti meister ja valitsev Eesti meister ja Jörgen Mattias Talviku ja Talvik on nüüd Uldis Freibergsile täitsa lähedale jõudnud. Meil on veel minna siin päris pikalt. Ja pildis siis püüame kinni Jörgen Mattias Talviku tuleku 261 ja meie Eesti meister, siis valitsev Eesti meister siin Uldis Freibergsi eritamas on. Vaatame, kas leiab sinna Uldis Freibergsist kiirelt mööda. Nüüd on vaja kiirelt mööda saada ja hakata ettepoole liikuma. Seal kurve peal tundus eelmises kurves, siis oli väike viga Jörgen Mattiasel. Ilusti püsti lõpuni, tundub, et energiat on piisavalt ja hetkel tundub kõik kontrolli all olevat. Sõidus on selline näha, et on rahulikkust, enesekindlust. Kaarel Tilk siis nüüd siis juba pea 4 sekundiga siin Tanel Leok, kes seda sõitu juhtimas. Kolmandana siis Gert Kressinov, neljandana Erki Kahro veel hetkel veel jätkamas. Vaatame, kuidas siin ringi ajad on poistel. Kiirem mees rajal on meil siis hetkel 38.669 sõitab Kaarel Tilk, 39.923 sõidab meil Tanel Leok, 40 sõidavad meil siin järgnev Gert Kressinov ja Erki Kahro. Kokins sõidab 39 veel. Kokins järelikult on vägist mööda saades siis saanud hakata ettepoole liikuma. Kokinsi võikski võtta siin pilti ja Kokinsi tulekut jälgida, sest Kokins tuleb siin kõikidele meestele peale. Adamaitis ja seal siis ka Freibergs ja Jörgen Mattias Talviku. See punt on seal kolmekesi kokku saanud. Adamaitis ja Uldis Freibergs 684 siin meie ees. Triumfi neljapoolesel mootorrattal, neid ei ole palju näinud. Siis Jörgen Mattias Talviku. On siis hetkel meil siis siin 9. koha peal ja Freibergs 8. Adamaitis omadega 7 ilusti. Indrek Mägi nende 6. koha peal veel. Ja tulevad siis niisugune hea kolmene punt meil koos siin. Ja siit on Jörg Mattiase tulekut on näha nüüd väga huvitava liiniga sealt väljast aukudest mööda ja siis sinna sisse sileda peale. Hetkel Jörgen Mattias keerutab ennast, Jörgen Mattiase selja taga siis Markus Kokins on siis ka kohe siin poistega saamas, pildile saamas ja samasse punti tulemas. Natuke siin näitame vahet ja see ei ole enam väga pikk. Kokins siin jätkuvalt siis kiiremaid ringe tegemas on. Ja see viimane ring siin siis ka näitab küll väga hullu ringiaega, aga tegelikult see 52.3 on vale ringiaeg siin, tegelikult peaks olema kindlasti kiirem. Ja siit meil see punt on, nüüd on näha, et Jörgen Mattias on selle ringile Uldis Freibergist mööda saanud, võtnud selle 7. koha endale juba, siin kuskil on see mööda siin toimunud kaamerapildist väljaspool. Võtab sealt ega Adamaitise kohe ära ja tõuseb Adamaitise 6. kohale siis Jörgen Mattias Talviku meil. Freibergs nüüd otsib siin omakorda kohta, kust Adamaitisest mööda minna. Ja Adamaitise ja Freibergsi selja taga peaks veel omakorda Kokins kindlasti kiireid liigutusi tegema või on Kokins täitsa kadunud seal. Ja siin siis Kokinsi püüame ka pilti. Kokins ei ole siin poistes kaugele jäänud. Sest juba ees on tegelikult, nüüd siis juba peaks olema Adamaitis, kelle selja tagust siis ta seal Kokins meil nägemas on. Seal on meil kollased lipud lehvimas. Kollane lipp nii kõrgel tavaliselt tähendab, et peaks siin küsima kiirabi. Keegi viiakse sealt meil kanderaamil minema. Võiks arvata, et see on Martin Enok, seal on Talviku. Kokins nüüd vaatab juba teist korda sinna piduri poole alla, et mis toimumas on, kas on Kokinsi tagapüsed pidurid kadunud.
Seems to me Coggins is looking for the right side of the bike. Maybe brake issues, losing rear brake, don't know yet. But currently, yeah, Coggins is coming from behind. This is 8th place right now. Coggins is last year's MX2 champion of Estonia. So, but yeah, makes a mistake here right in front of us. Siis Coggins teeb väikse vea veel hetkel jah, muidu oli kõige kiirem mees rajal, aga hetkel jah, seal natukene rabistamas on, kui meil sõiduliider Kaarel Tilk on siis 9 sekundiga, pea 9 sekundi kaugusel Tanel Leokist. Gert Kristinov on seal Tanel Leoki kinni püüdnud, et seal on kindlasti hea sõit. Et seal kindlasti hakkab varsti pauku saama. Kahro on ka seal pundis sees, Mägi on nüüd natukene sellest pundist maha jäänud ja Cogginsil siis hetkel siin ja siin on siis näha, kuidas Tanel Leok ja Gert Kristinov on kokku saanud ja kaugele ei ole jäänud ka kolmas sõber Erki Kahro sealt pundist. Nemad siis meil siin teine, kolmas ja neljad siin kolmekesi suhteliselt koos on ja seda võitlust siin pidamas on. Natukene on eest ära libistanud siin siis Kristjan Tanel Tilk või vabandust, Kristjan Tanel Tilk, Kaarel Tilk meil sõiduliidrina ja Kaarel Tilk siis hetkel jah praegu tegemas sükest vapustavalt pead sõitu ja muidugi ei saa ka maha laita Tanel Leoki tulekut siis. Tanel Leok siis jah meil üks tituleeritumaid mehi siin masinaklassis on siis temal kõige rohkem Eesti meistritiitleid. Leian pärast üles selle väikse spikri, mis endale tegid. Gert Kristinov, number 37 siin meie ees. Tanel Leokit siis jälitamas, number 40 Tanel Leok. Meie siis edukaim kuulsaid motorrattasportlane ja krossisõitja, kes meil üldse siin kunagi maamunal olnud on. Ja samamoodi vast tähistab siis oma 35. aastat motorrattaseljas. Ja võiks öelda, kui mitte 36. juba. Ja Gert Kristinov samamoodi siin tagasi teda jälitamas. Seal on meil kiiremini ja ongi 4 sekundit tagasi. Oi, kui lihtne on rääkida, mingi võrra sekund kiiremini. Sõidus on see ja siin siis jah, kuidagi suhteliselt ühtses rütmis siin Tanel Leok ja Gert Kristinov neid ringe läbivad. Väga puhas sõit mõlema mehe poolt ja teavad täpselt, kellega tegemist on, kellega võidu sõidetakse. Ega see möödasõit ei ole seal lihtne sellisest nii kogenud mees kui Tanel Leokist teha. Seal oli ka Jörgen Mattias Talvikut korra näha. Jörgen Mattias Talvik on nüüd siis Indrek Mägist mööda tulnud ja tuleb jätkuvalt siis tegemas siis võistluse kiiremaid ringe. Ja siin siis Gert Kristinov ja Tanel Leok jätkuvalt maadlevad siin teise, kolmanda koha peale. Tanel on nüüd natukene tundub, et üles ärkat, kui nägi, et kepa lähemal on ja natukene seda tempot siin tõstnud. Nii-öelda, aga jah, enesekindlalt ja kindlalt siin siis teisel, kolmandal kohal meil siin kogenud Eesti mehed sõitmas on. Ja sõidu lõpuni meil veel 6 minutit, 6+2 veel minna. Kaarel on juutimas, nii on 13. Ja Kaarel Tilk jätkuvalt siis liikumas siin ringaegadel minut 40.574. See on suhteliselt heas tempos, arvestades, et siin jälitavad on 41.342 Tanel Leok ja 41.366 siis Gert Kristinov, 43.179 sõidab Erki Kahro, kes on siis 4. kohal. Jörgen Mattias Talvik on 5. tõusnud ja tema sõidab nüüd 1.39 ja Kaus 2.7 ning on tegelikult siin Erki Kahro juba täitsa kinni püüdnud ja hakkab siin varsti ka nii-öelda top 3-le
lähedale jõudma. Võiks öelda, et Kaarel Tilka sellest sõidus enam ohustada ei õnnestu, aga nüüd siis Erki Kahro on ta täitsa kinni püüdnud. And here we have number 40 Tanel Leok, our most precious Estonian motocross rider of all time, getting 41 years old this year, followed by number 37 Gert Cristino, a former GP winner from Lombel in MX2 class, also our hardware of motocross in Estonia. And then we have following them in the fourth place Erki Kahro, and in fifth place Jürgen Mattias Talviku is catching Kahro now, and I guess this race Talviku will catch Kristinov and Leok as well if he can settle his score with Kahro quickly in the next coming laps. Ja saamegi siin valitseva Eesti Jürgen Mattias Talviku pilti uuesti. Jürgen Mattias Talvik on siis tagant 12. kohalt siin sõidu alguses, kus tulema hakkas, et oli siis Freibergsi selja taga, on nüüd kätte saanud Erki Kahro. Ja kui peaks kõik õnnestuma, siis ja siin kiirelt Erki Kahrost mööda saab, siis kindlasti saab, on veel aega ka nii-öelda eessõitvat Kristinov ja Leok kinni püüda. Sealt saame pilti ka number 7 Raido Nei korra. Aga jah, näha on ka, et Erki Kahro on nüüd natukene üritanud tempot tõsta 43, 340 ja 42, 467 sõidab Talviku. Talviku on järelikult natukene jäänud toppama. Nüüd loodame, et Jürgen Mattias see ring siis saab kiirelt Kahrost mööda kuskil. Läheb sealt seespoolt üritama ja tundub, et vist mahtus ei mahtud veel. Kahro üritab seespoolt tagasi tulla ja siin natukene nüüd võitlus käib selle kohani peale. Kahro veel ees, aga vaatame, kui nüüd sinna kurvi oleks hea vaadata, aga siin on rahvas nii hästi ette rõnid, et kaamera siin enam ei näe. Vaatame nüüd, kuidas meil siis tulevad Kahro veel ees Talviku järel. Talviku päris hea skraabiga tuleb, läheb sisse poole ja päris agressiivselt sinna külje alla, kui veel ettepoole ei mahu ja kavalalt jätab selle möödasõidu poolikuks. See kindlasti rikub ka Kahro rütmi natukene ära ja ei saa siis sealt eemale. Nii-öelda ei saa seda möödasõidu sooritatud. Talviku jälle seespoolt üritamas ja Kahro teeb välja väikse vea ja seekord siis Talvikul õnnestus neljas koht Kahrolt ära võtta. Siis jääb ettepoole veel Kristinov ja Tanel Leok. Ja tuleb siin siis Jürgen Mattias Talviku. Vaatame, mis ringaega Talviku meil siin sõidab. Teeb siin Edgar Katkosilt saab siin ringi sisse. Katkosilt oli meil muidu rikkumas 16. kohal ja saab isegi mõned punktid. Ja Kahro samamoodi siin võtab Katkosildilt, teeb ringi sisse. Vaatame, mis aega siin Talviku ja Kahro meil siin sõidavad. Tuleb siin Talviku üle otsa ja üle riigijoone 42-467 koos möödasõiduga, aga see on ikkagi kiirem kui eesliikuval Kahro, või vabandust, kui Kristinov ja eesliikub Tanel Leok. Tanel Leok muidugi sõidab 41-3, mis on natuke kiirem kui jälitava nii-öelda siis Talviku aeg, aga Talvikut kindlasti natuke näiris ka see Kahroga võitluse pidamine, siis mitu kurvi siis pidi nagu võitlust pidama. Vaatame nüüd siin järgneva paari ringi jooksul, või 5 paari ringi jooksul, vaatame selle ringi ära, kas Talviku suudab momendise tempo 39 ja alla 40 ringaegu sõita. Kui nii läheb edasi, siis Talvikuga peaks kindlasti kinni püüdma ka eesliikuva Kristinovi ja Tanel Leoki duo, mis oleks väga huvitav ja siis läheks sõidu lõpus ikka väga põnevaks. Tanel Leok ja Kristinov on siin ühe hüppe peal. Leok on turvaliselt edu hoidmas. Kristinovi ees. Aga Talvik on tagant tulemas, jah, siin üsna kindlalt veel ei ole veel rabistamas, midagi näha, kohas sõit päris meistrit ja kindlasti kinni ta nad püüab, aga kas seal on aega möödusid teha, siis seal võib juhtuda olukord, kui Talviku eesolevatele Leokile ja Kristinovile kanna peale jõuab, siis Kristinov tuleb ka kohe kiiru selga ja hakkab kiiresti sõitma ja rohkem pikutama. Siin Henri Pöldruk on 46 saab Kahroga sisse ja 6-1 Kokits on sealt tulemas, aga Kokitsi ringiajad on nüüd kukkud, et on siis suur sikelda ära vesitanud ja Kokits sõidab siin natuke aeglasemalt kui eesliikuvad Mägi Kahro ja Talviku. Talviku sõidab meil ringi aega 41-2-0, mis on 2 sekundit kiirem kui eesliikuvad Kristinov ja Tanel Leok, ning vahe on seal 4 sekundit, nii et ütleme, et kui meil siin jääb 3 ringi sõidu lõpuni, siis tegelikult on siin viimased 3 ringi kindlasti väga huvitavad tulemas
Ja kui me räägime siin veel võimalikust 4. ring. Ja siin siis number 611 Markus Kokins. Kokins on hetkel 7. 611 Markus Kokins here in front of you is in 7th place right now and looking at his lap times seems like having a cruise in his own position, just keeping the position. Don't have anybody to catch or lose, let's say like that. Tagant sirgelt oli näha ka mägi minek või vabandust, talviku minekut. Siin siis Kokins turvaliselt 7. kohal. Kaarel Tilk meil siis jätkuvalt sõiduliider 733. Püüame siis tema ka siin pilti. On siis meil siin edu hoidmas 15 sekundit Tanel Leok ees ja siin on 3 ringi veel minna, et arvasin küll eelmine ring, et ei jõua läbi, aga jah, Kaarli edu siis jälitavate tees nii piisavalt suur, et siin jah, paraku ikkagi jääb 3 ringi veel sõita. Tanel Leok, Gert Kristinov ja Jörgen Mattias Talvik on kolmekesti väga hästi koos. Seal oli näha Tanel Leokit minemas Jörgen Mattias Talvik. Tundub, et Talvik on vist juba saanud Gert Kristinovist mööda. Kui Gert Kristinovit nagu näha ei ole seal kolmikus ja Gert Kristinovit ei ole siiamaani tulnud veel meil siia staadioni ette. Kui ei, siiski on seal Talviku selja taga ikkagi Gert Kristinov meil olemas. Tuleb meil Tanel Leok kõigepealt siin siis hetkel 2. kohal. Ja pole sealt ka kaugel väga ei tohiks olla nüüd siis ka 3. kohale tõusnud Jörgen Mattias Talviku. 40, 37, 21 on siis need numbrid, kes on kohe ära võtnud. Tanel Leok siis jah 2. ja sealt tagant on näha Talvikut tulemas, juba ei ole see vahe enam väga pikk ja Talviku selja taga siis Gert Kristinov nüüd siis juba tõugatud 4. kohale. Talvik on hea ringiajaga sõitnud siin, sõidab siis Talviku meil hetkel 1.45.01 ja see on 41.829 on sõitnud Tanel Leok ja tundub, et nüüd siin viimase 2 ringi jooksul võib Talvikuga Tanel Leokile siin kannale astuda. Eks see oleneb natuke ka sellest, kuidas vanameister nüüd siin seda sõidu lõpuks ennast nii-öelda strateegia panda olnud. Kindlasti Tanelil selliseid sõidutunde enam selja taga ei ole nagu 20 aastat tagasi. Et tundub, et on tulnud siin lihtsalt kodurajal sõitma ja teeb siin väga head sõitu hetkel Tanel Leok. Aga jah, see ring sellest sõidust Kaarel Tilk jääb meie teistele võistlejatele aristamatuks. Kaarel Tilk samamoodi kodurajal seal sõitmus on meil Põlvakandi poiss ja väga kindlalt liider. Milkost nüüd ei saa Tanel mööda ja tähe on, et seal on Jörgen Mattias Talviku kohe taga rattas Tanelil ja juba otsib seal kohta, kus mööda saada. Meil tuleb väga põnev viimane ring siin ees ootamas. Kas Tanel Leok vanameistrina peab vastu ja suudab siis Talvikut selja taga hoida valitsevat Eesti meistrit 2025. aastast. Talviku väljast nüüd üritab siit leida kohta. Alternatiivse soonega on siis valinud, ta läheb siit sisse hüppele ja kas mahub sinna Tanelile kõrvale, mahub täitsa seespoolt kõrvale ja Tanel sinna ei ole muud teha, kui peab sinna nii-öelda ruumi andma. Talvik meil tõuseb 2., lükkab Tanel Leoki 3. ja nii kähku meil siin sõidus siis nii-öelda see asi käiski, et jah, paraku Talvikul väga hea tempo praegu sees on ja liigub siin siis ringi ajaga 39.912, et suudab veel sõidu lõpus siin alla 40 sõita.
võistluste liidel Kaarel Tilk on 14 sekundi kaugusel ja sõidab jätkuvalt ringiaegasid 1.44 ja võib seda endale lubada, sest et see sõidu alguses kätte võidetud edu on turvaline ja siit teda tagantpoolt nii-öelda keegi ohustamas ei ole. Kolmandana siis langes meil Tanel Leok. Tanel Leok ja selja taga Gerd-Kristinov meil 4. ja 5. siis Erki Kahro. 6. ikka jätkuvalt sõidu lõpuni vastupidav Indrek Mägi. 7. Markus Kokins, 8. Uldis Freibergs, 9. Jere Rõnko ja 10. siis Marius Adamaitis on meil siis hetkel top 10, kes meil siin sõidavad on. Siin siis sõiduliider 7.33 ja Kaarel Tilk. Ja seal oli ka Tanel Leok korra näha hüppamas. On siis Jörgen Mattias Pärvikul ilge hoog sees ja jälitamas siin nii-öelda lõpuni üritab seda survet peale panna. Vaatame, kuidas see ringi aeg on, et eelmine ring ligi 5 sekundit lähemale tuli. 15 sekundit on küll vahe, aga tundub, et selle viimase ringiga seda kindlasti lõpuni sõida, et publikule siin Kaarel tegi ka korraliku vipi veel sõidu lõpuks. Ja tegelikult viimane kurv ja peaks sõital nii-öelda läbi olema. Ja liidrina ja võitjana finišis siis Kaarel Tilk, number 733. Ja läheb õigesse kohta see siin, et kohalik Kaarel Tilk ja... Kuidagi ennast saad äkki niimoodi liigutada. Me saame siit ka intervjuu, siis, mis Kaarel Tilk meile siin räägib. Antakse siis Kaarel Tilgale üle ka stardivõitja auhind siin. Austate. Super suunab siin Kaarli õigesse suunda vaatama ja kuulame, mis